No ju, thumbnailist ilmselt nägite, millega tegelema hakkame. Ehk siis ma ostsin istmed ära. Rool, shifter, hydrox olid varem olemas, üritaks need ka sisse panna. Istmed võtsin need Bride'i või Breed, ma ei tea, kumb see õige hääldus on neil. Need istmed Poolast ja tuleb teha mingid custom mingid raamid sinna, sest et siinid on palju kitsamad kui originaalis. Ehk siis tuleb mingi kanttorust sinna teha, et saaks nende siinidega tööle. Ma vaatasin 46 enda omast on nagu väga keeruline seal kasutada, peab liiga palju fabrikeetima hakkama. Ja jalaplaadid paneb sisse. Ma juba puurisin keresse augud. Muidu see on mõeldud neetidega, ilmselt 500 augud olid, aga ma puurisin need 6-eks ja 6-ega kerest läbi sinna, kus need kinnituvad, siis tõstan auto ülesse, tõmban alt need augukohad puhtaks, siis tõmban poltidega ta kinni sinna, keevitab alt nagu mutritele punktid peale. Et siis saab vajadusel neid ära võtta ja gaasipedaali nagunii ei saaks muidu ära, kui neid ära neediks. Ehk siis sinna läheb L-pedaal nüüd. Ja kui on polditav gaas, on palju lihtsam nagu puhastada, et seal on need mingid sellised kasseti augud nagu sees, sealt nagunii läheb mingid muda asju läbi, vihmase ilmaga midagi sõidad, siis saab vähemalt poltidega ära võtta selle aluse ära puhastada seal. Siis ma täna üritan need jalaplaadid paika saada. Shifteri saab ilmselt kinni panna, siis ma panen praegu selle originaalistme sinna paika, armatuuri paika ja panen rooli ka peale. Ehk siis ma saan selle enam-vähem mingi sõiduasendi nagu kätte, ehk shifter ja rool on nagu nii enam-vähem kogu aeg paigas, siis ma vaatan, et kuidas see hydrokas tuleks panna. Ja peaks üritama nagu niimoodi panna, et ma 36 tegin nagu siukse vea, et see jäi natukene liiga lähedale roolile. Ehk kui sa parema käega hydroks peal tõmbad ja vasakuga tahad nagu üle keerata, siis tõmbad üle näppude tegelikult. Et võiks üritada niimoodi, et kui hydroks peal hoiad, et saad terve ringi nagu vasaku käega kas või ära teha, et see segama ei jääks. Nii tõstin pilli üles ja ma sain aru, mis külmiksi muidu neitidega on mõeldud käima, et siin augud lähevad selle raami sisse, siis osad tulevad välja. Tagumised saab nagu kõik panna, aga eest jookseb, siit jookseb üks sinna raami sisse ja siit jookseb 2. Siis mõtlen, äkki saab need panna mingi tõmbemutritega. No nii, pain need jalaplaadid külge, ma pain kõik tõmbemutritega, see on juba lihtsam, kui nagunii mõned panin ära. Plaadid on külles, viskasin armatuuri sisse, istme sisse ja nüüd ma panen rooli külge ja siis see shifter sinna paika, kes vaatab, kuidas see hydrokas panna. Põhimõtteliselt sellel vahetükil millegi pärast on nii, et see nii-öelda nardi, see muster, nardil on 6x74 minu teada, muidu tavaliselt on 6x70 ja siis see polt, mis on üks mõõt suurem, ehk siis nende poltidega see ei sobi. Ma vaatan, kas ma saan ajutiselt panna mingid teiste poltidega lihtsalt kinni, et ta paigal püsiks. See augud on küll 6-sed selle rooli vahetükil, aga see nardi enda see rooli auk on ikkagi 5-ne. Ehk siis ma panin ta praegu lihtsalt selle teise augu olemiga ühe kinni, et mul on ta enam-vähem nagu paigas. Siis ma panen nüüd kohe shifteri siia paika. Shifter
kuidagi niimoodi istuma. Põhimõtteliselt see tuleb ainult nagu niipidi tsentrisse saada ja et oleks sirge see kaugus nagu väga oluline ei ole, sest et ilmselt nagu nii see, ma ei tea, kas see käigukast nagu istub selles mõttes originaali koha peal, ennast see on diislikast ka, et see käiguvahetuse varras nii-öelda, et see tuleb nagu nii custom mingi pikkusest teha ilmselt. Aga ühesõnaga nüüd ma saan, ma arvan, ma selle panen paika ära siia, puurin augud, saan äkki kinni kuidagi panna ja siis ma vaatan, kui palju siin nagu ruumi jääb selle hüdroka jaoks. Nii, ma selle shifteri sain paika. Hüdrokat ma veel päris kindlalt nagu paika ei pane, sest et ma ei tea, kui pikalt see, kui suur see nii-öelda käigukangi liikumine on, kui käigukast küljes on. Aga ma skännisin selle koha ülesse ja mul enam-vähem mingi idee on, kus kohta ta jääma peaks. Proovin käedis teha nagu siukse selle bracketi sinna. Selle VoiceFabi see augud on joonisena olemas. Ja et siis teab, kus kohast nagu metall ära painutada. Ma tahaks mingi 3 millisest ilmselt teha sinna. Sest et 36-l mul on otse selle tunneli küljes ja seal ta kergelt nagu vetrub läbi. Ma tahaks, et ta oleks nii-öelda normaalselt kinni seal, et kui ikka normaalselt ripid, et siis sul see tunnel nagu läbi ei painduks sealt. Ja ma tellin istmetele mingit kanttoru ka. Et alguses mõtlesin, et proovib või Stancis müüakse nagu mingit valmis raami ka. Aga rääkisin Kristo Ruuduga, aitäh, et pilte jagasid, et tal on tehtud lihtsalt kanttorust. Ma mõtlen, et ma teen suht samamoodi, et see ei pea maksma 90 € ühe selle raami eest. Et seal mingi suht lihtne raam, 4 toru paika, augud sisse ja ongi valmis. Eks vaatab, kui ma mingi aeg siia tagasi tulen, kaugele asjadega jõuab, selle sisu poolega tahaks niimoodi nagu valmis jõuda, et need asjad on oma kohtadel. Ilmselt ma vean vist hüdroka selle esimese toru nagu ka paika ära juba, et vaadata, kus sellele veel torule mingid kinnitused teha, kas panna mingi mutrid või midagi ja siis mingi hetk see salong üle värvida. Muidugi tagasein, ma ei tea, kuidas sellega jääb, et kas teeb peale värvimist või enne, et seda vaatab jooksvalt. Aga ühesõnaga mingi järgmine nädalavahetus näeme siis. No jõu, mingi järgmine või ülejärgmine nädalavahetus on käes, tulin tegema. Hakkan istmeraame tegema. Ma panen siia, lõikasin siuksed kantrauast, kanttorust, siuksed raamid. Tuleb selle istme sellega nagu augud teha siia suurem nagu ette, et ta hoiaks nagu alumisest kinni. Ja siis kui saab need nagu paika, siis saab siia vahele panna need järgmised torud, et vaadata, kui kaugel see teise istme nagu see kinnituspunktid on. Ma puurin siia need augud ära, panen paika, siis vaatan. Steelhouse tuli ka keevitama oma käru. Ja pärast keevitab need raamid ära. Siin on mul mingi üks projekt pooleli veel. Et idee on olemas, et teha M3 stiilis stangele nagu siuke veits CSL stiilis nagu lipp, aga et oleks nagu molditud stangega sisse. Siis ma mingi pahteldan ja möllan siin vahepeal sellega ka, et kunagi
et saaks nagu selle kuju paika ja siis kunagi saaks nagu vormi võtta, et saaks mingist fiibrist või millegi siia ette selle teha. Põhimõtteliselt mingi siuke raam tuli. Siia lähevad siis siinid külge. Seal sai tehtud juba. Seal sai nagu selle raami keskele panna, korra proovisin seda raami nagu siiapoole ka. Aga siis jääb rool nagu veits tsentrist või noh. Ühesõnaga enda suhtes rool nagu jääb siin paremale poole, siis siin juhi omal paneb seal need siinid nagu natuke sinna ääre poole. Et seal nagu ruumi on suht palju siin nii-öelda tunneli ja selle vahel, et siis saab nagu vähe normaalsemalt selle rooli kätte endal. See juhi oma punktitud, see kapa võtab maha, keevitab selle ära, siis puurib sinna need siini augud ära ja siis põhimõtteliselt värvib ära need, siis saab külge. Ja siis ongi olemas istmed. No põhimõtteliselt istmed on sees ja siuke tulemus siis. Et mingi hetk on vaja see kässer ära teha sinna kuskile vaadata. Ja aga kõigepealt on vaja siis mootor paika saada. Mul on käpad olemas, karter olemas, aga mootoripadjad on puudu. Et siis mingi hetk peaks nüüd jõudma, need on tellitud. Ja järgmises osas teeb esimese testfiti mootorile, vaatab, kuidas see seal istub. Siis äkki saab selle käiguovastiku ära panna, vaadata, kui palju see käigukang nagu liigub ja siis saab vaadata, kuhu see kässer nagu panna, et see nii-öelda käigulülitusele nagu ette ei jääks. Põhimõtteliselt värvin raamid ära nüüd ja see ongi kõik. Järgmine kord saab mootori paika ja siis peale seda saab nagu hüdroka paika ja siis vaatab edasi. Mingi aeg soojemaks läheb siin see Eesti suvi, siis värvib selle sisu ka üle. Ja põhimõtteliselt ühesõnaga siis on kõik, nii et järgmise korrani.